Ja vaataja, täna mõtiskleme selle üle, mida tähendab vaimulikus mõttes käia valguses. Mulle tundub, et enamasti paneb meid liikuma see, millest oleme otseselt vaimustatud. Ootamatult hästi reklaamitud kaup, üllatav ja inspireeriv mõte või tunne. Aga Jeesus ütleb oma jüngritele, mina olen maailma valgus. Kes järgneb mulle, ei käi pimeduses, vaid tal on eluvalgus. See on Johannese evangeeliumi 8. peatükk 12. salm. Ja teisalt ütleb, mina olen tulnud valguseks maailma, et ükski, kes usub minusse, ei jääks pimedusse. See on Johannese evangeeliumi 12. peatükk 46. salm. Niisiis tuleks endalt küsida, kas Jeesus on meile täna veel inspireeriv ja vaimustav isik, keda järgida. Kas me saame koos apostel Paulusega öelda, võtke mind eeskujuks, nagu mina võtan Kristuse. Ta kasutab seejuures kreekakeelset sõna mimesis, mis tähendab matkimist, järele aimamist, järele tegemist. See sõna ilmus umbes 450. aastal enne Kristust. Attika Joonia tekstidesse ja muistsed targad leidsid, et inimene on ämblikelt õppinud kudumist ja pääsukestel majaehitust ja kogu materiaalne kultuur on ilmselt matkimise tulemus. Juudi õpetused leidsid aga, et eelkõige tuleks Jumalat eeskujuks võtta, sest üksnes nii on võimalik säilitada Jumala näolisust. Kristlasest seovad aga mimesise kontseptsiooni Jeesuse Kristuse isikuga, isiku järgimisega. Augustinus leiab, et iga kristlane on nüüdsest Kristo mimesis. Elav pilt Kristuse kahest loomusest. Nõnda siis me peame olema tõeliselt inimesed ja ka tõeliselt jumalikud. Niisiis, kristlik elu on oma olemuselt imitatio Kristi. Oli ju Jeesuski öelnud, teie olete maailma valgus, ei saa jääda märkamatuks linn, mis on mäe otsas. Nõnda paistku teiegi valgus inimestele, et nad teie häid tegusid nähes ülistaksid teie isa, kes on taevas. Mattuse evangeelium 5. peatükk 14–16. salm. Me märkame, et kristlik elu avaldub siin eelkõige väliselt ja just nii paneb see ka kõrvalseiset just taevast isa austama. Reformatsioonist alates aga muutus usk üha rohkem südameasjaks. Teisiti öeldes igaühe oma asjaks. Ümbritseb ühiskond aga ilmalikustus ja kultuuri kandvate kunstnike tunnuseks sai eelkõige nende geniaalsus, originaalsus ja spontaansus. Kultuuri kandja ideaaliks kujunes kunstniku eneseteostus. Valgustusajaks saab kultuuri kandjast suur mõtleja ja valguseks eelkõige mõistus. Traditsioonilised eeskujud kaotavad senise tähenduse. 19. sajandi lõpuks kõlab üha enam mõte, et geeniusele on kõik lubatud. Lubatud on ka kurja geeniuse olemasolu. Geenius ei ole enam korra looja, vaid olemasoleva korra lammutaja. Kurjast geeniusest saab 20. sajandil meelelahutustööstuse, võiks ütelda, lemmikartikkel. Sõbrad, peab ütlema, et pimedus liigub sama kiiresti kui valgus. Jeesus aga ütleb, teie olete maailma valgus. Astudes Kristuse valgusse, astume me ka kristliku elu põhihoovusesse. Meist saavad valguse lapsed. Sellest hoovusest annavad tunnistust sellised kristlikud suurteosed nagu Augustinuse pihtimused, Toomas Kempise Kristuse jälgedes,
Sören Kierkegaardi harjutamine kristlusesse ja Dietrich Bonhoefferi järgimine. Kuidas jagas aga Kristus ise ülesandeid oma õpilastele? Kuulakem seda Mattuse 10. peatükist, 5-13 salmini. Jeesus läkitas välja need 12, käskides neid, ärge minge paganate teele ja ärge astuge samaarlaste linna, pigem minge Iisraeli soo kadunud lammaste juurde ja minnes kuulutage taevariik on lähedal. Tehke terveks haigeid, äratage üles surnuid, tehke puhtaks pidalid hõbiseid, ajage välja kurja vaime, muidu olete saanud, muidu andke. Ärge soetage kulda ega hõbedat ega vaskraha oma vöö vahele. Ei pauna teele ega kahte särke ega jalatseid ega saua, sest töömees on oma elatist väärt. Aga kuhu linna või külasse te iganes sisse astute, uurige, kes seal on vääriline ja sinna jääge, kuni te sealt lahkute. Majja astudes aga tervitage seda ja kui see maja väärib, tulgu teie rahu tema peale. Kui ta aga ei vääri, pöördugu teie rahu tagasi teie juurde. See on evangeelium. Enne seda läkitust olid Jeesuse jüngrid läbi elanud 3 suurt imet. Jeesus vaigistas tormi, ta tervendas seestunud Gerasalase ja lõpuks äratas ta üles sünagoogis ülema Jairuse tütre. Võiks öelda, et seal, kus liigub Jeesus, tärkab ka uus elu. Niisiis me vajame vahetuid kogemusi Jeesusega. Johanneski alustab oma evangeeliumi sõnadega, tema kaudu oli elu ja elu oli inimeste valgus. Valgustagu see eluks vormunud sõna ka meie teed. Muidugi jüngrid imetlesid Jeesust, kuid sellest ei piisa. Ta saadab nad praktikale. Nende valgus ei saa jääda kuhugi vaka alla või südame sügavasse soppi. Sama kehtib ka meie kohta. Vaatame nüüd seda läkitust pisut lähemalt. Ta saadab nad kahekaupa välja. Ta teadis, et üksik tukk kustab üsna pea, kuid mitu hõõguvat algu võivad anda suure leegia valguse. Ta ütleb seda ka palju otsesemalt. Kus 2 või 3 on minu nimel koos, seal olen mina nende keskel. Teiseks ta saatis nad ilma ülearvuse varustuseta välja. Meie ütleksime tänapäeval, et kas ei ole vastutustundetu saata õpilased välja päevarahata ja vajaliku varustuseta. Issand, kas leib, reisikott ja raha on siis halvad? Me ei taha ju kellelegi koormaks olla. Üllatav on siin hoopis just see, et ilma abivahenditeta väljasaatmine on ilmselt kõige olulisem abivahend, mida need jüngrid vajasid, sest miski ei tohi nende ülesannet kuidagi tumestada. Nad ei tohi levitada niinimetatud makaronikristlust. Küünal ei tohi jääda vaka alla. Vakk sümboliseerib siin majanduslikke muresid ja huve. Sõnumid tingimusteta pöördumisest saavad kuulutada vaid need, kes ise ei sea tingimusi. Sõnumit Jumala usaldamisest saavad kuulutada vaid need, kes ise Jumalat usaldavad. Oli ju Jeesus öelnud, et minge näiteks küladest ja minge inimeste juurde. Ja inimesed olid need, keda Jumal nendele teele saatis ja keda võis ka usaldada. Nagu Jumalatki. Ta varustas oma jüngrid ka meelevallaga, ta annab neile osa oma tervendavast ja elu sünnitavast väest. Koos temaga nägid nad vabanemist, tervenemist ja lepitust. Ja nüüd võivad nad sama jagada ka kaasinimestele. Neile on antud selleks vajalik meelevald.
Jeesus usaldab neid. Hea vaataja, meigi oleme kutsutud selles maailmas valgust näitama. Meie ülesanne on mõjuda tervendavalt, vabastavalt, rahustavalt, tõepäraselt, lepitavalt ja turvaliselt. Issand usaldab sind, mitte sellepärast, et me oleme kuidagi täiuslikud. Ta tunneb meid läbi ja lõhki. Ta usaldab meid inimeste kätte. Me ei saa seda valgust lasta paista uhkes üksinduses, vaid inimeste keskel. Me oleme osa inimkonnast, kelle keskele meid on seatud valguseks. Muidugi valgusega meis võitleb 3 pimeduse jõudu. Nimetaksin neid siin lühidalt. Vajadus olla kindlustatud, vajadus olla edukas ja vajadus omada võimu. Me peame tunnistama, et meiegi oleme vaid inimesed, tõeliselt inimesed, kuid kastetud jumalikku valgusse. Sellepärast andkem rohkem ruumi Jumalale. Tema armastus, mis on ilmsiks saanud Jeesuses Kristuses, võidab kõik. Tõuskem siis pealtvaatajate hulgast, et saada tõelisteks Kristuse järgijateks.